tahaksin alustada oma ettekannet sellise küsimusega, kui paljud teist teavad, kuidas päriselt elekter töötab. Aga siis avaettekandes, et tegelikult Alvar näitas meile juba väga ilusa skeemi, ehk siis nagu enam-vähem me juba midagi nagu teame. Aga ma küsin natukene teistmoodi, et kui te iga kord oma majas või kontoris siis panete tuled põlema, kas te iga kord mõtlete selle peale, et kas on turvaline, mis seadeid kasutati, kuidas see ikkagi, mis see taristu selle taga on? Ma arvan, et mitte, sest selline asi, mis kunagi oli väga innovaatiline, ehk siis kuskil 19. sajandil see elekter oli väga-väga innovaatiline asi siis tolle inimeste jaoks. Ja kas nad kartsid seda innovatsiooni? No ma arvan küll. Kas nad esitasid palju küsimusi? No ma arvan küll. Kas nad nägid sellest väärtus? Ma arvan kindlasti. Aga see muutus ka ei toimunud väga ühel päeval, ehk siis see võttis aega. Ja siis see muutus oli võimalik tänu koostööle erasektori ja avaliku sektori vahel ja tänu innovatsioonile. Ja tegelikult elekter ei ole üks ainus asi, mis oli innovatsioon, aga ka samamoodi mobiil ja internet ja tegelikult autod ja nüüd meil tulevad ka isejuhtivad autod, mis ka omakorda innovatsioon. Kas me siis neid uusi asju nagu andmed, reaalajamajandus, tehisintellekt, robotid, kas me neid kardame? Numbrid näitavad, et natukene küll. Iga aasta me viime läbi teadlikkuse uuringu. Ja siis muuseas küsime ka ettevõtjatelt, mis muresid nad näevad reaalajamajanduses, et siis see reaalajamajandus ikkagi päris tööle hakkaks. Ja esimene põhjus või siis esimene mure, mida nad välja toovad aastast aastasse, on ikkagi sama, kas on turvaline. Kas on kõik see piisavalt turvaline, kas me saame seda usaldada. Ja loomulikult need hirmud, tegelikult üks loomulik asi muutuste protsessist ja me saame seda muutust ellu viia samamoodi koostöös nii erasektori kui avaliku sektori vahel. Reaalajamajandus. Mis asi on reaalajamajandus? Ma arvan, et siis enamik inimestest, kes ikkagi käivad meie üritustel ja siis reaalajamajanduse konverentsil, mis juba täna toimub 5. korda, et siis te juba teate. See reaalajamajandus on digitaalne ökosüsteem, kus tehingud erinevate osapoolte vahel toimuvad digitaalselt struktureeritud ja masinloetavalt ilma selleta, et tuleks midagi jälle kuskile sisestada mitmekordselt, siis kas paberi peal kirjutada ja muid selliseid asju. Ja reaalajamajanduse keskmes on andmed. Ja avaettekandes me juba oleme näinud, et kui olulised andmed on ühe ettevõtte jaoks, kuidas need andmed mõjutavad ühte ettevõtte protsesse. Aga kui me võtame siis seda laiemalt, ehk siis meil on palju ettevõtteid, siis see mõju on väga suur. Siin lavalt on juba kõlanud mõned mõju numbrid, ei hakka kordama. Aga mida ma tahaksin rõhutada, on reaalajamajanduse keskmes on andmed. Me ei räägi enam dokumentidest, me ei räägi enam failidest, me räägime andmetest. Kuidas meil andmed tekivad, kuidas me saame andmeid jagada ja kuidas me saame lisandväärtust luua juba äriprotsessidest tekitatud andmetest. Ja reaalajamajandus ei ole mingi üks konkreetne tehnoloogia. See ongi suur taristu ja ökosüsteem, kus on kokku lepitud ühtne keel andmete jaoks ja kuidas andmed ja siis standardsed kanalid, mille kaudu need andmed ilusti liiguvad ilma tõrgeteta. Natukene mõjunumbrid ikka ka, et meie viimatine uuring näitas, et andmepõhisest aruandlusest, et siis kui meil oleks ainult
automatiseeritud palga ja toiduandmete automaatne edastamine erinevatele asutustele, siis ainult sellest kokkuhoid oleks 88% nii ajalises kui ka rahalises väärtuses ja ühele ettevõttele. Ja kui me mõtleme siis kõikide ettevõtete peale, siis me saame aru, et siis tegelikult mõju on palju laiem ja suurem. Ja mis tõestab, mis on positiivne, see teadlikkuse uuring, mida ma olen maininud, teadlikkuse uuring ka näitab seda, et aina rohkem ettevõtteid hakkab nägema väärtust reaalajamajanduse lahendustest. Nüüd räägime reaalajamajanduse visioonist. Milline on siis ikkagi aastal 2030 reaalajamajandus? Kõigepealt tänu reaalajamajandusele Eestis ettevõtlusega tegelemine on tõhus ja usaldusväärne. Ja tänu reaalajamajandusele on aruandlus ja riigiga suhtlus on lihtne ja sujuv. Ja andmed meil liiguvad ilma tõrgeteta igal ajal õigel hetkel kättesaadavad. Ning tänu sellele me vähendame bürokraatiat ja loome väärtust kõigile osapooltele. Samuti selleks, et seda ellu viia, me võtsime 3 põhisuunda. Esimene suund on kvaliteetsed andmed, et ettevõtted saaksid oma igapäevastest protsessidest tekitada juba andmeid, mida saab automaatselt jagada, et ei pea midagi vaeva nägema, et andmeid jagada. Ehk siis need andmed, kui nad on tekkinud, siis nad jõuavad õigesse kohta, õigele partnerile, õigesse süsteemi automaatselt. Ja siin on kindlasti sellel suunal, mida me teeme, me kõigepealt toetame digitaliseerimist, et siis kõik Eesti ettevõtted oleksid digitaliseeritud ja teeme seda läbi erinevate meetmete, koolituste ja teadlikkuse tõstmisega. Teine tegevussuund, mida me võtame ette aastaks 2030, on aruandlus ja riigiga suhtlus. Selleks ajaks aruandlus ja riigiga suhtlus on lihtne, automatiseeritud ja loob väärtus. Ja aruandlus on siis sama nagu elekter, et siis me lihtsalt see on mingi asi, mis toimub iseenesest ja me ei pea enam mõtlema selle peale, et siis kuidas ikkagi need õiged andmed siis õigele riigiasutusele jõuavad. Kindlasti palju küsitakse ka, kas reaalajamajandus ongi ainult aruandlus. Reaalajamajandus ei ole ainult aruandlus. Siis reaalajamajandus on palju laiem ja küll me praegu keskendume väga palju aruandlusele, kuna ettevõtjate jaoks see on praegu väga suur mure ja reaalajamajandusel on väga hea potentsiaal, et need mured ära lahendada. Kolmas suund on uudsed teenused, ehk siis kui me oleme kokku leppinud üheses keeles, et siis kuidas me andmeid kirjeldame, meil on andmetaristu, mida toetab reaalajamajandus ja siis ettevõtted saavad teha andmepõhised äriotsused. Ja kui me vaatame seda puud, siis juured oleksid kvaliteetsed andmed, andmetaristu on siis oksad ja siis lõpuks nendel oksadel hakkavad tekkima viljad ehk andmeviljad, uued tooted ja teenused. Ja kuna siis aruandlus on ikkagi väga oluline teema ja see kõige olulisem suund, mida me võtame ette järgmistel aastatel, ongi aruannete standardiseerimine, et see protsess, et andmed saaksid jõuda automaatselt õigele asutusele ja õigel ajal, hakkab sellest, et tuleb andmeid ära standardiseerida, ehk siis leida selline ühine keel. Eestis meil kokku 484 aruannet. See ei tähenda, et siis iga ettevõte peaks täitma neid kõiki. See sõltub väga palju siis ettevõtte tegevusalast, aga ikkagi aruannete arv on väga suur
ja me oleme fookusesse võtnud 150 aruannet, mida me järgmise aasta lõpuks ära standardiseerime. Ja me juba näeme, et siis nendest 93 aruannet võivad olla ära standardiseeritud, siis 37 on veel analüüsil, ehk siis kas me vaatame, kas on võimalik ära standardiseerida või minna üle registriandmetele, ja 20 aruannet, mis on tegelikult juba registriandmetele üle läinud. See tähendab seda, et siis ettevõtja jaoks see esitamise kohustus on juba reaalselt ära kadunud. Ja kui me võtame siis kõiki aruandeid, et siis mis ei lähe sinna 150 nagu fookusesse, siis 98 aruannet on tegelikult tervikana on üle läinud registriandmetele. Ja natukene siis pilootidest, ja siis nendest asjadest, mis on juba tehtud saanud. Meil on valmis saanud mõned piloodid, et siis mis võimaldavad ettevõtetel edastada andmeid. See on siis PRIA, majandusaasta aruanne, palga- ja tööjõuandmed Statistikaametile ja majutusasutuste andmed. Ja täpsemalt nendest ja siis nagu tarkvara kogemusest, kuidas nad on loonud neid lahendusi, siis te kuulete peale lõunat ka siis nagu teisel laval. Aga need on juba päris lahendused, mis töötavad ja millega liidustavad tarkvarad ja andmeedastus juba toimib. Aga see kindlasti ei ole kõik. Järgmisel aastal kõigepealt MKM-i poolt me teeme tehnilist analüüsi ja õigusanalüüsi, mis aitab meil aru saada, kuidas me peame edasi liikuma. Ja samamoodi järgmine aasta tõotab olla väga viljakas pilootide vaatest, ehk siis valmivad piloodid ja mõned juba kaua oodatud piloodid Maksuameti poolt, Statistikaameti poolt ja siis teised ka näiteks jäätmed ja sotsiaal- ja tervise valdkonnas arendused. Siis kui me räägime sellest, et kuidas me ikkagi jõuame sinna, et siis üksinda me ei jõua kuskile ja siin on oluline ka koostöö erinevate osapoolte vahel ja me aktiivselt ka kaasame erasektorit ja tarkvaraarendajad nendesse protsessidesse ja plaanime ka edaspidi sellega jätkata. Ja oluline on ka ettevõtjate nõukoja ettepanekud. Neid ainult aruandlus puudutavat ettepanekut on aegunud üle 100 ja tegelikult ma olen ise kõigi neid läbi lugenud ja väga siis väärtuslik tagasiside ja väga väärtuslikud ettepanekud ja siis julgustan kõiki, et ikkagi esitada oma ettepanekuid, kui neil on, sest ainult sellises koosloome protsessis me võime jõuda päris tulemusteni ja uute teenusteni. Ja, aitäh! Suur aitäh, Viktoria! Mis ikkagi on need 2 või 3 sellist otsustavat sammu, mille me peame astuma, et see visioon saaks ka päriselt reaalsuseks? Me teame, need eesmärgid on meil olnud ju väga suured mõnda aega, aga kui me vaatame, ma ei tea, seda sama e-arvete statistikat, eks ju, kuidagi nagu ei lähe liikuma. Ei tule sellise hooga need inimesed pardale, kuigi teenus, ma ei tea, mina kasutan, minu meelest on mugav, eks ju. Mis need tõuked või otsustavad sammud seal olema peaks, et tegelikult see visioon realiseeruks? Tõesti, me oleme väga palju arvetest rääkinud ja see on väga juba 10 aastaid siis nagu teemaks olnud. Aga mis takistab, võib-olla suured ettevõtted on juba ammu näevad nagu arvetest kasu. Kuna meil Eestis on ikkagi 95% ettevõtetest, kes on väga mikro- ja väikesed ettevõtted, neil on alla 10 töötaja, siis arvete maht ei ole nii suur, et siis meil on ka väga nutikaid ettevõtjaid, kes näevad sellest väärtust. Aga võib-olla siis teised
ainult üksikuna e-arvetest ei näe nii palju kasu, aga kui me loome näiteks majandusaasta aruande automatiseerimise esitamise võimaluse, ehk siis kui me kasutame e-arveid, ehk siis meil kogu protsess automaatne, me ei pea arveid sisestama, me ei pea majandusaasta aruande andmeid sisestama eraldi, ehk siis kogu see protsess tervikuna ja lisaks ka see, et siis kuidas me saame mugavalt seda arvet ikkagi, mis tuli e-arvena ära maksta, ilma selleta, et tuleb veel panka nagu neid andmeid sisestada. Siis see protsess tervikuna tegelikult annab see sünergia annab rohkem väärtus ja siis kogu see tervikpilt ja tervikkasu liigutab. Kuidas sulle tundub, et sellele tavalisele väikesele ettevõtjale, mis need kõige käega katsutavamad hüved sellest reaalaja majandusest tõesti olla võiks? On see sama majandusaasta aruande automaatne esitamine, ei pea enam neid tšekke loodetavasti ühel hetkel nagu taga otsima, mis kadunud olid? Mis need kõige käega katsutavamad võidud on? Mikroettevõtja jaoks ongi automatiseeritud majandusaasta aruanne. Aga selleks peab kasutama ka tarkvara, et siis kui mikroettevõtja tarkvara ei kasuta, mis seda võimalust toetab, siis nagu see ongi keeruline, aga kui see tarkvara on olemas, siis see ongi kohe kõige madalal rippuv vili, mida mikroettevõtjad siis saavad kasutada ja mis tekitab neile kasu. No Workshopis on tulnud ka üks kommentaar, ega see e-arve asi enne liikuma ei lähe, kui need kohustuslikuks tehakse. Mis takistab riigil e-arveid, alustuseks näiteks käibemaksukohuslastel, muuta kohustuslikuks, et ka ettevõtetel pool sunniviisiliselt see motivatsioon tekiks? Ma oletan, et see ei ole ametnik, kes sellise küsimuse või kommentaari siia kirjutas. Äkki see on ikkagi ettevõtja, kes tahab seda riigi sundi tunda. Olete kuulnud sellist sisendit ettevõtetelt? Jah, me oleme erinevad sisendid kuulnud. Ehk siis see sisend sõltub ka väga palju siis ettevõtte suurusest. Et suuremad ettevõtted reeglina toetavad e-arvete kohustuslikuks muutmist. Aga jah, me oleme sellest väga palju rääkinud ja siis Rahandusministeeriumil oli plaan, et siis nagu eelmisel aastal oli VTK, et siis nagu tegelikult muuta e-arveid kohustuslikuks. Et ilmselt siis tuleb ikkagi veel mõelda ja kaaluda seda otsust, aga teiste riikide kogemuselt me näeme, et siis kus on see e-arvete kasutuse protsent on suurem, et siis tõesti seal e-arved on kohustuslikud. Aga sellel teemal tuleb ka väga põnev ettekanne täna peale lõunat Nazar Paradivski poolt, ehk siis ta annab ka oma siis suure siis teenusepakkuja nagu vaade, et siis kuidas me Eestis saaksime rohkem arveid kasutada. Mis muutub mikroettevõtte jaoks Maksuametis järgmisel aastal? Mis läheb lihtsamaks? Lihtsamaks läheb siis deklaratsioonide esitamised, et esimese poolaasta lõpuks peaks valmis saama DST deklaratsiooni esitamine, et masinloetavalt ja siis 1. jaanuariks 2027 peaks muutuma ka käibemaksu deklaratsiooni info edastamine automaatseks. Suur aitäh sulle! Aitäh! Aitäh!